Paljude majaperemeeste ja ka tegelikult paljude Eesti ettevõtete töö ja elu oleks üsna võimatu, kui ei oleks tööriistarente. Tööriistarente on Eestis õnneks mitmeid. Täna olen mina külas Fortalis ja uurime, kuidas Fortal on oma tööriistapargi üles ehitanud ja mida neil on inimestele pakkuda. Alustame sellest, et räägi, kuidas üldse üks tööriistarendifirma oma masinapargi valib? Fortali masinapargi valik on tekkinud enda kasutuskogemuses puhtalt, kuna kõikide samade masinatega pakume ise ka teenust. Oleme seda juba üle 15 aasta teinud ja kogemus on olemas. Kõik masinad on valitud selliselt, millega meie oma operaatorid tahaksid tööd teha. Mis teenuste pakkumisest Fortal siis alustas? Fortal alustas kõigepealt heakorratöödega, põhiliselt talvised heakorratööd, lume lükkamine, libeduse tõrje, ka lume väljavedu objektidelt, parkide hooldus, aednikuteenus ja nii edasi. Et absoluutselt kõik, mida ühel kinnistul võib teha, seda Fortal ka pakub. Need teenused ei ole kuskile kadunud, tegelikult neid teenuseid te kõiki pakute endiselt täna? Just, absoluutselt. Igal rendifirmal on omad eripärad ja mingid tööriistad, mida võib-olla teistel ei ole. Teil on neid üsna mitu, kui siin rivis vaadata. Jaa, oleme valinud lisaseadmeid vastavalt enda vajadustele, aga ka kliendi soovidele. Mõni Avant on iga tööriistafirma valikus olemas, aga mulle tundub, et mis puudutab Avanti, siis teie olete vähe tõsisemalt selle asja ette võtnud. Jaa, meie valik sai tehtud selle põhjal, et oleks võimalikult paljude lisadega masin, kui enamus Avanti lisasid külge sobiks. Et just jällegi sellised nišitooted, näiteks metsamulcher, seda ei ole kellegi oksapurustaja, trassifrees, maafrees ja palju muud. Räägi natukene Avanti mudelite valikust. Hetkel on meil 600 seeria kõige võimsam mudel, 650. Sellel on võimalikult palju erinevaid lisaseadmeid. Avanti enda valikus on 260 erinevat lisaseadet, mida saab Avantidele külge panna ja enamus neist saab ka sellele 6. seeria masinale panna. Tulemas on ka väiksem 200 seeria, mis on mõeldud siis rohkem erakliendile, kes saab oma kodus toimetada ja võib-olla esmapilgul ta suuremat masinat pelgab kasutada ja tundub, et sellise väiksem masinaga on tal lihtsam seal laias toimetada. Kui ma vaatan rasketehnikat, mis on siis erinevad laadurid, kopat, siis seal on samamoodi suurused erinevad. Erinevad vajadused tingivad ka erineva masina suuruse, et väiksemate tööde jaoks on väiksemad masinad ja kitsamatesse oludesse või kus ei saa raskema masinaga näiteks tööd teha. Selle jaoks on siis väiksemad masinad ja suuremad masinad on siis juba suurematele objektidele, kus on mahud suuremad. Ma vaatan neid väiksemaid tööriistu ja olgugi, et ma olen tööriistamaailmaga kursis, siis seal ma näen mitmeid asju, mis minu jaoks on üsna võõrad. Mis põnevaid tööriistu on teil veel? Oleme võtnud oma valikus masinaid, mida teistel ei ole, et alates Nõlva niidukist raadioteel juhitavast, veel on meil murukamara lõikur, muruõhutajaid erinevaid, jäätmaniiduk, servamismasin, muud masinad, mis hõlbustavad siis inimeste tööd jällegi või muudavad efektiivsemaks. Selline kõikvõimalik haljastusega seotud asi on teil üsna hästi kaetud? Jaa, absoluutselt. Nii haljastusega kui ka näiteks arboristidel on meil oksapurustajad, kännufreesid. Üks oksapurustaja, mida ma teil rivis näen, on eriliselt suur ja võimas. Räägi võib-olla paari sõnaga sellest. Tegemist on siis roomikutel laski oksapurustaja, mis liigub samamoodi puldiga ja millele on võimalik järele panna käru. Sa saad sellega minna kohtadesse, kuhu sa näiteks järelveetava oksapurustajaga ligi ei pääse, ta sõidab sinna ise kohale. Ja aagis on järel, sa saad purustada oksi, hakke lasta otse järel kärusse ja vedada selle siis, kuhu sul vastavalt vaja on. Ja seal samas kõrval ma näen ühte teist roomikutega tööriista, just kui laadur, aga oluliselt pisem. Jaa, tegemist on siis Wacker Neoson SM100 kompaktlaaduriga, mis on mõeldud tegutsema kitsastesse oludesse, kuid vaatamata oma väiksusele on tegemist väga võimeka masinaga ja sinna külge saab panna absoluutselt kõik samad Avanti lisaseadmed, mis meil endal valikus on. No kui me räägime sellest raadioteel juhitavast Nõlva niidukist, siis see on vist asi, mis on viimastel aastatel tegelikult populaarsust kogunud, et vanasti selliseid asju töös polnud eriti näha? Jaa, nüüd neid tekib üha rohkem juurde, kuid meie oma on siis
äärmiselt efektiivne, niidab nõlvu kuni 45-kraadise nurga all, temaga saab sõita edasi-tagasi, töötab väga kiiresti, teeb ära sihukese 5 trimmerdaja töö. Tööriistad, eriti rasketehnika on suured asjad ja tihti nende kohale toimetamine on keeruline. Kas te aitate inimesi ka sellega, et viite tööriistad neile kohale? Ja, me pakume samamoodi ka transporditeenust. Meil endal on olemas haagised, kuhu me saame peale võtta väiksemaid masinaid. Suuremate masinate vedamiseks on meil olemas ka partnerid, kes veavad treileritega. Saab nii transpordiga meilt tellida või klient võib tulla oma transpordiga ise järgi. Kui enamus rendifirmade puhul on suur tööriista valik, masinaid rivis kõvasti, aga võib-olla nõu ei osata nii palju anda, siis teil vist on teisiti, mis puudutab masinaid? Meie juurde võib tulla klient kõigepealt üldse oma murega, mida ta teha tahab. Kui midagi kliendil objektil juhtub, jääb masin seisma, saab meile helistada, anname nõu, alati oleme minimaalselt 4 tunniga kohal, kui midagi vaja parandada. Kui ei saa koha peal parandama, asendame masina samaväärsega. Me oleme 24/7 kättesaadav, telefonid on ka nädalavahetuseti sees ja oleme ka öösel käinud objektidel masinaid ringi vahetamas vajadusel. No Avanti lisaseadmeid on Vortalis tõesti kõvasti. Vaadake, mis ma siit leidsin, selline Avanti ette käiv õllekraan. Muidugi sellega seoses on Vortalil ka üks äge pakkumine, kes iganes rendib Avanti või siis Avanti külge käiva mõne lisaseadme, siis kõigile nendele pakutakse võimalus hiljem endale sobival hetkel võtta laenuks ka seesama õllekraan. Mina ütleks, et see on küll üks väga lahe lisa ükskõik millisel üritusel.